pidi seda ju tegema. Õigus, ta läks Eestisse, pagana mogus. Pelles nüüd ta püüdsame meini. Kuskile. Sellega midagi. Ma ei oska ju. Mis see siin toimub? Mingi üritus või? Ja minul ei ole mitte keegi midagi öelnud. No mis te arvate, ma pean nüüd siis öössel koristama tulema? Kuulge, koristaja on ka ju inimene. Jumal küll, mingisugust lugupidamist ja midagi ei ole. No vaata, kas sa paned oma jalad siia tooli alla ära? Ja kus see praht juba siia tuli? Noh, ütle nüüd. Ma väga vabandan, aga mina pean pääsema kuidagi moodi siit niimoodi lava peale kenasti. Oodake nüüd, oi, väga vabandan. No näe, koristamiseks üldse enam. Ja mida see tüdruk seal lava peal nüüd ringi jookseb ja pabereid siin maha loobib? Ütle nüüd, mingit lugupidamist vana inimese vastu ei ole. Tulevad ja teevad ja näe, koristasin kogu aeg. Ütle nüüd, mitte ei jaksa kohe. Mis siin toimub? Me tähistame Eesti Vabariigi 102 aastat. No aga mille pärast sina siis siin niimoodi pabistad ja ringi tuuseldad? Mulle anti need paberid kätte ja öeldi, et ma pean jätkama. Millega? Isegi jõudu tööle ei soovitud. Ja mis kõige hullem, ma pole kunagi mingit sellist üritust ju korraldanud. Ma pole mitte midagi korraldanud. Jaa, sinu nahas ma küll olla ei tahaks, vaesekene küll ja. Aga need varasemad vabariigi aastapäevad, no need on küll ikka nii fantastilised olnud. Ja vaata see viimane, see Estivali pidustus, see oli siis, kui Eesti 100 sai. Ja see oli nii kuninglik, raekoda oli rahvast täis ja isegi mind oli blanketile kutsutud. Blanketile? Sa mõtled vist ikka banketile? Jah, aga sa vaata ikka, kui ilusaid asju ikka inimesed korraldavad ja ette valmistavad ja kuule, mis sa arvad, kui ma äkki aitaksin sind sellega kuidagi moodi? Sa oskad või? Kas sa oled kunagi midagi sellist teinud? No muidugi! Noh, kuule, ma tegelikult teinud ei ole, aga ma olen kuulnud ja ma olen näinud ja noh, kuidagi moodi teeme ikka ära, mis see siis ära ei ole siis? Aga äkki peaks veel inimesi kutsuma, et teeme koosoleku, kutsume kõik kohale ja siis arutame ja otsustame ja... Tead sa, see koosolekute asi, see on juba ajalooliselt juba niimoodi olnud, et see aina venib ja siis nad ainult arutavad ja siis nad veel kord arutavad ja siis, kui nende käest küsida, et noh, mida te siis nüüd olete siis nüüd kokku leppinud, ega siis eriti mingit vastust ei saa. Aga teised, nemad tahavad ju ka äkki sõna sekka öelda ja neil on ideid ja... Kuule, aga... Teeme ära, tead, me hoiame aega kokku ja kui keegi midagi nuriseb või midagi küsib, tead, aja segast juttu või pärast aja minu kaela kõik. Okei. Olgu, aga vabandage, kes te üldse olete? Mina olen 5 tärniga proua koristaja. Vabandage, kas proua koristajal on ka nimi? Ja muidugi, ma olen proua Miralda Juur. Väga meeldiv, proua Miralda. Aga no vaadake, mul on siin need paberid ja ma isegi ei tea, keda kutsuda ja ma ei tunne esinejaid ja... Näita mulle ka, kus see sul on? No siin on mingid nimekirjad ja siin. Okei, vaata, niimoodi. See on nii. Vaata, nemad siin, see ja see. Nemad tuleb koos kutsuda. Vaata, kui üks ei tule, siis ei tule teine ka. Okay. Nii, vaata tema jälle. Vaata, tema ei tule siis, kui vaata tema tuleb. Ahaa, selge. Aga vaata neid ära kokku istuma vane. Miks siis? No mis sa ise arvad? Kes see pärast jõuab siis neid kommipabereid toolide alt ära korjata?
Ma ei tea, sellest ei tule mitte midagi välja. Mina ei saa siit mitte midagi aru ja pealegi nii palju kummalist. Ja sealt tuleb mingi mees. Kindlasti viskab meid välja üldse. See on ju meie Taavo! Kas ta tuleb meile appi? No. Jõudu tööle! Jõudu tööle. Mitte midagi rohkem. Kuule, see on ju see sama kohver, mis aasta 2009 oli Eesti Vabariigi aastapäeval. Aga nüüd on ainult jäänud siia selline habras kild. Vanade varjude raamat on lahti. Mälestuste luubid muudavad väikese suureks ja suure väikeseks. Midagi on kahju tundmata kadunud, midagi on jäänud, mis valgustab tänastki tundi. Tulevik ei libise eest, ta tuleb hilju vastu ja muutub oleviku hetkeks. Harva on sellesse kätketud üürikese õnne habras kild. Lõdvesta krambistunud käed, et sedagi pisut vastu võtta. Mälestuste virmalised sähvivad külma helki unelmaisse. Sähvivad tuliseid sädemeid unedesse. Olgu kiidetud virmalised, mis sundisid vaatama ja nägema. Nii ilus. Ma tean, see on Liidia Tuulse kirjutatud. Ja. Aga kuule, vaata, siin selles kohvris on ju meil ju tegelikult kõik asjad olemas ju. Siin on olemas ju kõik ju, mida meil on tarvis aktuse läbiviimiseks. Näe, kondikava, kõik on siin olemas. Näe, meil ei ole vaja midagi, kui ainult võtta paberi pealt ja lugeda. Nii, no. Vaata. Aga, kuule, neiu, sinu laval olek on natukene annab soovida. Kui sa oled juba kaelani sõnniku sees, siis ära lase pead norgu. Pea ülesse, ilus naeratus, vaat niimoodi. Ja siis... No vaata mind, vaata, ma näitan sulle. Umbes nii. Noh, juba palju parem. Nii, no mida nemad meile kirjutavad? Ja teiseks, nüüd me peame kutsuma kõneleja. Aha. No siin on valik. Nii, tead sa, mina arvan, et me kutsume tema. Ma ei tunne teda. Oho. Ma tunnen üldse väga väheseid siin. Aga kutsuks äkki kõnelema inimese, keda me teame, aga tahaks tema kohta veel rohkem teada. Ma nägin siin ühte nime. Mis sa arvad? Kas sa arvad tõesti, et tema? Jep, just tema. Eesti Vabariigi suursaadik herra Margus Kolga. Och nu ber vi vår första talare upp på scen. Varsågod, den estniska ambassadören i Sverige, herr Margus Kolga. Palun. Tere laupäeva pärastlõunat, austatud eestlaskond siin Stockholmis. Aga ka need, kes lähemalt ja kaugemalt täna siia kokku sõitnud on. Tere austatud külalised, tere kaasad ja kaaslased, tere lapsed. Hea meel on teid
tervitada Eesti Vabariigi 102. aastapäeva eelõhtul selle pidupäeva puhul. Selle pidupäeva puhul, mis meie südameid soojendab ja vahel ka hingevärinaid tekitab ning mis meid ikka ühte saali, ühte ruumi, ühte laua taha aastas korra kokku toob. Tahan teid kõiki tunnustada, et eestlus Rootsis elab. Et te oma igapäevaste toimetuste kõrval võtate aega eestipärasega kõigi selle eluvaldkondades tegeleda. Selle eest, et te tänase peo korraldasite ja ellu viisite. Samad sõnad tahan öelda ka Rootsi eestlastele, rannarootslastele või Eesti rootslastele, rannarootslastele ja nende kultuuripärandi hoidjatele. Tänud, hea ja tubli töö. Veebruari alguses sai läbi Eesti Vabariigi 100-aastase juubeli pühitsemine. See lõppes Tartus. Sündmuseks Tartu rahu sõlmimise 100-aastane tähtpäev. Meil on olnud riiki juba üle 100 aasta. Uhke, kas pole? Nende rohkem kui 100 aasta jooksul oleme näinud nii head kui ka kurja, õnne ja õnnetust, õitsengut ja viletsust, tormist merd. Kuid kui see kõik kokku lüüa, siis võivad meie riigi asutajad, meie iseseisvuse isad meie üle uhked olla. Eesti riik on kindlatel alustel, Eesti inimene on vaba. Eesti saab nii laias maailmas kui kodus hakkama. Eestlus on geograafiliselt üha laiem. Olgem ausad, suurem osa meist ei siin Rootsis ega teisel pool merd Eestiski ei oleks 40 aastat tagasi olnud valmis seda uskuma. Lootma vast küll, kuid veendunult uskuma vist küll mitte. Nüüd on see riik ja iseseisvus siin, praegu ja ilmsi ja juba ligi 30 aastat. Meie tee iseseisvuseni, iseseisva riigini pole olnud kerge. Kerge pole olnud ka selle riigi vabana hoidmine. Ei 100 aastat tagasi ega 30 aasta eest, kui taas iseseisvumislained üle maa voogasid. See on vajanud rohkelt energiat, teinud palju südamevalu, nõudnud 10 000 inimelusid, ohverdusi, toonud kaasa enesesalgamist, lahku kistud perekondi. Samas võin vast ma aga endale lubada ütelda, et see hind väärib suures pildis seda, mida oleme praeguseks saavutanud, kuhu tänaseks jõudnud oleme. Samas ei tohi unustada, et midagi pole lõpuni kindlat. Miski ei püsi niisama lihtsalt Jumala armust. Eestit tuleb hoida maailma rahutuse eest, hoida raputuste ja turbulentside eest, vahel ka iseenda eest. Et sellega hakkama saada, peab olema millele toetuda. Peab olema midagi, mis meid kindlana hoiab, mis ei lase meil lihtsalt kõrvale kalduda ja enda unustuse hõlma anda. Et püsida ja mitte alla vanduda peavad olema juured, mis eestluse tüve ja üle ilma hargnevaid oksi toidab ning elus hoiab. Neiks juurteks, eestluse juurteks on meie keel ja meie meel, meie sood, metsad ja rabad, meie laul ja tants ning miks ka mitte meie sihikindlus, meie jonn. Kui meil neid ei oleks, oleks me keegi muu. Ei ole tähtis, kas parem või halvem, aga kindlasti keegi muu. Lugupeetud pidulised, eesti keel. Keel, mis meis maarahvana isepära tekitas, meid erilisena hoidis, ainult endile mõeldud jutte pajatada ja mõtteid mõtelda lasi. Keel, mis nüüdseks on arenenud selliseks, et selles on võimalik kõige keerulisemaidki tekste ja teadmisi kirja panna. Keel, milles palju vokaale ja vähe susinaid, mida teised on pidanud kauniks kuulata. See on meie varasalv, mis laseb meil end erilistena tunda, mis ei lase meil ära unustada, kes me sellised siin maailmas oleme.
mis laseb meil segamatult unistada. Meel, Eesti meel. See on avatud, minevikku mäletav, kuid tulevikku vaatav. See on sajandeid pidanud oluliseks haridust, teadmisi, vaimu. Oleme Jakob Hurda sõnu, kui me ei saa suureks arvult, siis peame saama suureks vaimult, hästi järginud. Selle tunnistuseks on emakeelne ülikool, meie laste üleilmset tunnustust leidnud õpitulemused, meie idufirmad ja ükssarvikud, meie pärandikogu ja geenivaramu. Metsad, Eesti metsad, ravad ja sood, kellega me ikka kahekõnet peame. Kes ei lase meil unustada, kust me tuleme ja kuhu me oma olemuselt kuulume. Igaüks meist teab, mida tähendab esimene kevadine kaugustes kukkuv kägu, jääkirmet võttev soojärv, lõhnav kanarpikk männimetsas. Lund kahjuks enam küll ei ole. Mõni meie kirjanik suudab ka kukesentega rääkida ja sellest teistele pajatada. Laul. Eesti laul, mis oma ainuomases regilaulu vormis sajandeid talvistes talutaredes möödunud aegadest jutustas või tulevastele elupõlvedele eluõpetust andis. Laul, mis tänasel päeval kõik nii vaikseks jätab või korraliku klunkri korraldab või hoopiski süütab me lume. See on olnud meie relv, rahumeelne relv, mis toonud nii mitmelgi korral vabaduse ja alanud alal hoida vaba meelt. Ja viimaks, jonn. Eesti jonn. Selline põikpäisusega vürtsitatud teotahe. Jonn, millega raadati mets ja hariti kiviklibused põllud. Jonn, mis lasi Kirikumõisa tolkamite Parvejõe põhja. Jonn, mis ei lasknud meil lõpuni painduda, vaid ikka hoidis peakese püsti ja selge, kuni saabus õige aeg ennast näidata ja lauluga vabaks saada. Kõik pole muidugi nii kaunis, nii klants, nagu mu vana-vanaema oleks ütelnud. Murelikuks teeb maailmas üha rohkem maad võttev kõva hääle imetlus. Seda nii poliitikas kui igapäevases toimimises. Peaksime mäletama, et kõvast häälest on ainult väike maa kõva käeni ja kõva käsi pole kunagi toonud head või andnud lahendusi. Loodame, et tegu on mööduva nähtusega. Ja nii kaua, kui Eestis saab vabalt mõtelda, vabalt mõtteid avaldada, vabalt tegutseda, vabalt olla ja elada, pole ju muret. Kuni suudame rääkida ilusas eesti keeles ja säilitada avatud ning lahket meelt ja meis on alles piisavalt jonni, ei võta meid ei ussi ega püssirohi. Ja Kalevipoeg võib põrguväravat rahulikult edasi valvata. Head vabariigi aastapäeva ja kaunist kontserti. Elagu Eesti! Gentleman. Jah, ilusasti rääkis küll ja lühidalt ka. Kuule, kunagi ammu aastaid tagasi oli üks kõneleja, ta aina kõneles ja oma 45 minutit oli kõnelenud. No eks rahvas nurises ka ja mina pidin muidugi poole öö ajal karistama tulema. Mis põnevat siin veel oli? Vaata, mis sa arvad Sweetest songist? Mida Sweet? Sweetest song, noh, see ansambel. Mis sa neist tead? See Sweet. Jaa, nemad on üks väga haruldane. Nad kuuekesi ainult laulavad ja neil on fantastilised hääled. Nad käivad koos ja harjutavad neid Eesti koorilaule ja Rootsi koorilaule ja maailmalaule. Ja vist nad kokku tulid
aasta 2013, kui ma hästi olen mäletanud. Ja fantastilised lauljad. Aga ma arvan, et kuna mulle nad nii väga meeldivad, arvan, kuule, et ma mölliks ennast sinna 7.